Linaseemneõli, kuhu on pressitud, termiliselt töödeldud. Seemneõli kasutatakse puidu immutamiseks. Puidustoodetele, aiamööblile, aedadele, puitpõrandatele, ustele, väravatele ja muule. Konstruktsioonide, palkmajade kaitsmiseks lagunemise, mädanemise ja teiste bioloogiliste seeninfektsioonide eest. Puidupindade kaitsmiseks ultraviolettkiirguse ja vananemise eest. Seda kasutatakse ka betoonpõrandate immutamiseks, takistades tolmu tekkimist ning muutes põrandad visuaalselt heledamaks ja vastupidavamaks. Omadused. Seemneõli on kollakas pruunviskoosne vedelik, millel on iseloomulik seemneõli lõhn, halvasti laustub lees. Kasutamine. Puidupinda puhastatakse vajadusel, lihvitatakse ja desinfitseeritakse antibakteriaalse fungitsiidiga fungi, pihustades või kandes vedeliku peale pehme harjaga. Pärast seda, kui pind on kuivanud, kantakse hästi segatud seemneõli pintsliga peale, mis imendub puidu struktuuri, jättes pinna matti ja kuiva. Ruumid peavad olema hästi ventileeritud, et kiirendada kuivamisprotsessi. 24 tunni pärast kantakse linaseemneõli uuesti pinnale, kuni pind on täielikult küllastunud. Ühkige liigne seemneõli ära ja laske pinnal kuivada kõige parem 15–20 kraadi juures. Varjus. Protseduuri korratate iga 3 aastat tagant. Täielikult kuivab see 48 tunni jooksul. Seemneõli betoonpinnal. Betoonpindu puhastatakse mehaaniselt, eemaldatakse rasv ja tolm, vajadusel töödeldakse tolmu vähendavate vahenditega, näiteks Vincent's Polyline potteriipekoga. Seejärel kantakse linaseemneõli pintsliga kuivale pinnale, mis imendub betooni poorse struktuuri sisse, jättes matti, kuiva ja tummedama tooniga pinna. Vajadusel võib mineraalpindu töödelda veel kord. Kasutamine. Seemneõli kulu sõltub töödeldava pinna kõvadusest ja tihedusest, kuid keskmiselt võib see olla 1 liiter ruutmeetri kohta. Pindadel lastakse kuivada temperatuuril 15–20 kraadi, tagades kaitse otsese päikesevalguse eest. Ladustamine. Linaseemneõli hoitakse jahedas ja hästi ventileertavas, tule eest kaitstud ruumis, tihedalt suletud anumates 20 kraadi juures. Kaitsevarendid. Hoida lastele kättesaamatuskohas. Linaseemneõli võib otseselt kokkupuutel põhjustada silmade ja naha põletikku. Samuti võib tekkida hingamisteede ärritas. Linaseemneõliga töötades tuleb kanda kaitseriietust ning kummikindaid või PVC-kindaid, jalanõusid ja põlle. Hingamisteede kaitseks kasutage respiraatori. Soovitatav on kasutada külgkaitsetega kaitseprille. Tähelepanu! Linaseemneõli eemaldamiseks kasutatud materjalid, lappid ja käsnad tuleb põletada või vette panna, sest linaseemneõli võib õhus oksideerudes iseeneslikult süttida. Edu teraks!